pigem olen näinud seda, et on need parapetiplekid pandud, aga need kruvid on kõik roostes mingi 10 aastaga ja nad lasevad tegelikult vett läbi, need Hiina kruvid, mis te ütlesite, Ja et tekib seal suur probleem ja ma olen teinud objekte nii, et ma olen just need katnud nüüd ääreplekiga ja katnud üle, et ei tekiks seda, see kruvid surevad ära ja keegi neid ei jälgi ja selles mõttes nad nagu sealt hakkab sisse jooksma ja kõik mädaneb ära. ja väga õige tähelepanek ja milles on probleem? Sellepärast, et keegi ei nõua õiget kruvi. Mida Eestis nõutakse? Eestis nõutakse õiget kruvi värvi. Aga kui päriselt panna sinna õige kruvi, kui te kasutate, juhul kui kasutate näiteks selles, mis ta nimi siis on, selles parapetis, siin noh, kus ta siin meil mõni suvalise parapeti pilt, eks ole. Kui meil siin parapetis kasutati näiteks seda paganama immutatud puitu, mis kruvi peab olema? Roostevaba. Tihendiga roostevaba kruvi peab olema. Aga meil võetakse see ehituspoes see kõige odavam just nimelt see Hiina kruvi ja seda ei tohi tegelikult sinna panna, sellepärast et see ei vasta nõuetele. Mõnel isegi on kirjutatud, et ta on mingisugune keskkonnaklassiga isegi, aga reaalsuses peaks olema roostevaba kruvi, tihendiga kruvi. Ma võin öelda, et ma olen seda Eestis pannud ühel objektil õiged kruvid. Siis kui ma ehitasin 20 aasta jooksul või rohkem aasta jooksul, noh tegelikult rohkemate aasta jooksul, ühel objektil õiged kruvid. Päris õiged roostevabad kruvid, tihendiga kruvid ja ega nad ei ole palju kallimad, nad on natuke kallimad, aga reaalsuses see seda hinda praktiliselt ei mõjuta. Aga kuna lõpuks aetakse see nii-öelda see kõik pooleks nii-öelda see iga sent on ju, siis loeb ka see, kas sa paned õige kruvi kui Hiina kruvi ja kui on Hiina kruvi, siis see roostetabki ära. 5 aasta pärast on juba kergelt roostes, 10 aasta pärast on ta, lähed sinna, lükkad lihtsalt nad pealt ära, sest nad on kõik ära roostetanud, tihendid on väsinud ja nii edasi, et see on reaalsus, jah. Ja see sellepärast, et see kruvi ei ole õige seal üldse. See ei vasta nõudele, mida tegelikult oleks tulnud panna sinna. Ega muud ei olegi. Ja siis ongi veel hullem, ongi see, et kui sa nüüd oled sinna valtsinud veel midagi, need liited, aga keskel on ikka need samad kruvid, noh, see on eriti mõttetu. Kui kõik on need kruvidega pandud, noh, siis on sellega, vahetame kruvid ära, kui annab, või teeme nagu sõte, et katab siis parapeti pleki ära ja teeb mingi selle lahenduse sinna nii-öelda uue. Et see on see Eesti reaalsus lihtsalt sellepärast, et alguses hoidsime 100 eurot selle hoone pealt kokku või neid suurema hoone pealt, ma ei tea, 500 eurot hoiti kokku. Et teha seda siis 5 või 10 aasta pärast 5 või 10 000 eest parandustööd seal. Et seal me oleme kahjuks selle Eesti asjaga. Et noh, teie teate seda, mina tean seda, ma arvan, et ka peatöövõtjad teavad ja ma arvan, et ka järelevalvajad teavad, aga miks me sellest nagu välja ei lähe sellest olukorrast, sellest ma aru ei saa. Ja sellepärast, et meil on see, eriti kui riikliku objekti, siis on see riiklik nii-öelda alampakkumine, kõik odavam võidab Hiina kruvidega ja kõige muu asjaga. Et no, see on väga kurb, aga kahjuks te teate kõik, et see on reaalne elu, jah.